Mina ei käinud lapsena lasteaias. Olin hästi palju oma vanaema juures maal. See maa oli Tahkuranna kandis, Rannametsa Häädemeeste kandis, kus külad on mere ääres ja teisel pool üle tee kohe algab ilus suur luitemets. Vanemal olid loomad, lehm, tihti vassikas, lambad, siga, kanad. Kolhoosi aeg oli, mis tähendab seda, et ega vanemal minuga mängimiseks aega ei olnud. Mina olin nättipidi tal kaasas, istusin kraavi kaldal varsakapjade vahel, kui ta põldu tegi või mustikaarte vahel, kui ta metsas oli. Minu tädi isa õde oli minust 7 aastat vanem, tema tassis mind ka kaasa, aga see tähendab ka seda, et mul oli palju vabadust, küla oli siis turvalisem. Ja õige varsti ma käisin üksi mere ääres lehmadega või käisin metsas, sest luitemets on üpris turvaline. Vanaema ka ütles mulle vahel, et kuule, võta see väike purk ja mine too pool liitrit marju mustikasupi jaoks. Räägin seda sellepärast, et juba päris lapsena, päris väikese lapsena ma nägin ja kogesin seda ilu enda ümber. Ja praegu tuleb mulle see mõte, tundub see mõte selle kadumisest lihtsalt kohutav. Minu esimene mälestus, nagu ikka on, et mis sa esimesena oma elus mäletad, on seotud selle maakohaga. Minu vanaisa maja lähedal oli väike männik. Mõni 100 meetrit, 150. Ma võisin olla 2,5 aastane. Ma mäletan natuke uduselt, nagu kaunis kõrgete taimede vahel minekud see järgmine hetk, mis on väga selgelt meeles, et me oleme hüüdid seal mängide all, sooja maa peal. Ja minu silmade ees on väikesed valkesroosad lilled. Ma vist teadsin juba siis nende nime. Nad olid karvaste partega, need olid kastitäpad. Ja ma olen pikali ja vaatan neid. Ja samal ajal ma tean, ma tajun kõike, mis on ümberringi. Ma tajun neid mändisid, mis on mu pea kohal, sinist taevast, päikest. Ma olen kuidagi teadlik ka, et kuskil siin on maja, kus on suured inimesed. Ja aeg seisab. Ma kuidagi tajun kõike korraga, et ma olen üks väike osa sellest suurest tervikust. See kestis, oli tohutu tele ja hea ja turvaline. Mis tähendab seda, et juba 2,5 aastaselt sain ma kogemuse, millele ma hiljem teadlikult võib-olla püüan läheneda uuesti leida, et me oleme osa loodusest, me oleme üks suur tervik. Mulle meeldib Eestis olla, ma tõesti armastan Eesti maad, seda maastikku, mul on hea ja õige olla oma keele ja kultuuri sees. Ja see kõik on üks. Meie keel, meie sõnad, meie kultuur on nii läbi põimunud meie maastikka, et kui ja meie olemise ja meie mõtlemisega, ma tõesti olen oma mõtlemiselt, olemiselt, ilmiselt oma maastikuga sama nägu. Ja kui siit võtta üks osa ja lõhkuda see ära, kui me lõhume oma keskkonda, me lõhume oma maastikke, oma metsi, me lõhume oma keelt, me lõhume oma kultuuri ja kui meil ei ole enam oma kultuuri, kui meil pole oma maastikku, siis meil ei ole enam Eesti riiki, see tundub mulle nii primitiivne, lihtne, et ma arvan, et enamik võiks mõelda nii või mõtleb või on ehk kogenud seda, ma ei tea. Aga mul on tõesti tunne, et kui nii edasi mine, siis võib ju rahulikult laua takendele ette öelda, et Eesti riik on lõpetanud selle itkall. Veel midagi tahtsin ütelda. Sellele hirmsatele piitidele, sellele hirmsale laastamisele, ka sellele, et ma juba praegu lähen hirmunutuma sinna kodukondi metsadesse
et kas on veel alles, kus nad veel on nälbanud püstütte. Sest teaduse järgi nagu peaks natukene olema üht-teist alles, seal on ikkagi üks osa metsa võetud Natura looduskaitse alla, kui Luitamaa looduskaitsealaga sellest ei hoolita. Järjest ja järjest ronitakse sinna raiuma, mitte raiuma, vaid lageraiet tegema, küla tõuseb püsti ja võitleb. Ja siis öeldakse, et mis öeldakse, valetatakse näkku. Et see on meie huvides, et me saame ka rikkamaks. Oma vanaema majas lapsena elades, see maja mul praegu alles, see ongi nagu minu kodu. Ma käin seal ala lõpmata, loen päevi, millal ma saan sinna minna, aga ma ei lähe sinna majja, mitte selle maja pärast, kas seal on integreeritud köögimööbel või üks või teine mugavus. Ma lähen sellepärast, et ma lähen sinna metsa. Ma lähen sinna mere äärde ja see teeb mind rikkamaks. Lapsena tuli vesi kaevust. Köök oli nii külm, ma mäletan, et kui ma läksin Paljaru kööki, siis ämbril oli vesi jäätunud, tõin kopsikuga jää puruks, jõin seda vett. See ei puutunud asjasse, ma olin ikkagi seal väga õnnelik. Nüüd on mul seal vesi kaevus. Kaevust sinna tuppa toodud. Voolab, kui kraani lahti keeran. Mitte korra leidnud ennast istunas seal jooksja veekraani juures ja tunnes, et kui ma olen õnnelik, kui ma vaatan seda jooksvat vett. Ma võiksin vabalt seda vett kaevust tuua, aga ma olen õnnelik. Kui ma lähen metsa, ma olen õnnelik, et ma sain seal lastega käia. Ma oleksin õnnelik, kui ma teaksin, et mu lapselapsed veel saavad metsas käia.